tere! Täna vaatame koos, kuidas kasutada Uku projektide moodulit. Vaatame, kuidas seadistada ning seejärel projekte kasutada. Äpi seadistamiseks lähme peamenüüs seadetesse ja aktiveerime projektid äpi. Kui äpp on aktiivne, soovime seadistada meid huvitavad lisaväljad ning töövoomallid. Projektide lisaväljade seadistamiseks lähme projekti lisaväljade vahekaardile. Siin nimekirjas on süsteemselt loodud juba mitmed lisaväljad, kuid vastavalt enda soovile saab neid hallata ning vajadusel ka juurde lisada. Samuti saate määrata, millised väljad on kohustuslikud. Peatun siin 2 väljatüübi juures. Kuupäev ja kasutaja. Kuupäev välja kasutame selleks, et projekti ülesandeid siduda projekti toimumise ajaga. Näiteks soovime, et ülesanne tekiks 3 päeva enne projekti algust, mitte kindlal kuupäeval. Kasutajaväli on hea projekti rollide määramiseks. Näiteks saame ülesannetele määrata mallides rolli assistent. Näitan peagi ka, kuidas roll siduda päris kasutajaga. Kui soovitud väljad on seadistatud, on mõistlik luua tihti esinevad töövoo ehk projekti mallid. Lähme mallide vahelehele. Siin ma võin luua malle lisanupu alt või võttes aluseks mõne Uku süsteemse malli, näiteks töötaja liitumine. Vajutan sellel. Nüüd anname mallile esmalt nime uue töötaja liitumine ning seejärel vaatame üle, milliseid ülesandeid siin töövoos kasutada tahame. Vaatame, kuidas erineb ülesanne Uku tavalisest ülesandest. Ülesandele saab määrata alates millisest projekti staatusest seda töölaual kuvatakse. Näiteks, kui projekti staatus on ootel, aga ülesande staatus töös, siis seda ei kuvata töölaual enne, kui projekt on muudetud staatusesse töös. Järgmiseks tuleb ülesanne sõltuma panna mõnest projekti ajalisest väärtusest. Antud juhul projekti algusest. Muudan, et selle ülesandega tegeletaks 2 nädalat pärast projekti algust. Igale ülesandele on tarvis määrata ülesande teostaja, kelleks võib olla nii konkreetne kasutaja, kasutajagrupp või mõni roll. Valime ülesande teostajaks rolli assistent ning eemaldame juhi. Nii nagu igapäevast ülesannete juures, on võimalik seadistada standard e-mailide saatmist. Saame seda ära kasutada ka projekti ülesande all. Lisame antud ülesandele eelnevalt sisestatud e-maili malli ja valime, et saatjaks olen mina, saajaks on projekti peakontakt ning kasutame eelnevalt sisestatud e-maili. Salvestame ülesande ning uue ettevõtte malli. Nüüd on meil esmased seadistused tehtud. Lähme loome ühe päris projekti. Liigume peamenüüs projektide nimekirja. Lisame uue projekti nimega Kadri liitumine. Kliendiks on minu enda ettevõte, sest see on sisemine projekt. Valime antud projekti juhi ja assistendi. Valime projekti staatuseks töös ning uus töötaja liitub meil 22. aprillil, seega see on projekti alguseks. Lisame kontaktiks ka uue töötaja andmed ja salvestame kontakti. Liigume edasi töövoomalli koostamise vaatesse. Valime projektile töövoomalli. Kasutame malli, mille muutsime enda ettevõttele sobivaks. Siin näeme, et ülesanded on suunatud juba õigetele kasutajatele. Seda tänu ennem seadistatud rollidele ehk kasutajatüüpi väljale. Soovi korral saab ka siin vaates ülesannetes muudatusi teha. Samuti saaks projekti luua täiesti uue ülesanded ilma mallita, kuid malli abil on tööd palju kiirem ja ei teki vigu. Seega kinnitame plaani. Projekti kaart näeb välja sarnane kliendi kaardiga, kuid projekti all on lisaks logid, kus on näha, milliseid muudatusi projektiga seoses on tehtud ning suhtluse vahekaardil on ainult projektiga seotud e-mailid. Liigume tagasi projektide nimekirja ja vaatame ülevaade vahekaarti. Siin on kenasti näha, millised ülesanded on tehtud, millised üle tähtaja. Liigume ka klientide nimekirja. Avame näiteks kliendi kollane karussell. Projekti ülesanded on selgelt eristatavad igakuistest ülesannetest rea lõpus oleva värvi järgi. Projektide vahekaardil leiab nimekirja selle kliendiga seotud projektidest. Vaatame korraga raportisse. Plussmärgi alt saab välja tuua projekti filtri ning valida, millise projekti kohta täpsemalt infot soovime saada. Valime perioodiks see kuu ja vajadusel saame detailsemat infot juba ülesanded ning aegvaatest. Ning see oligi meie lühitutvustus Uku projektide moodulist. Loomulikult leiate lisainfot abikeskusest ning kliendi tugi on teie jaoks olemas, kui töö käigus tekib küsimusi. Aitäh!